Eestlane ja alkohol käivad kokku nagu rootslane ja IKEA. Ainult et esimese puhul on kahju tervisele ja ühiskonnale hoomamatult palju suurem kui mööbli kokkupanemisel tekkida võiv ahastus. Meie kurja suhet alkoholiga kinnitab asjaolu, et Eestis pannakse ühes aastas toime ligi 7000 kuritegu, mis on otseselt seotud alkoholiga. Reeglina me räägime siin joobesjuhtidest ja me räägime siin vägivalla kurjategijatest. Ehk need kurjategijad, kes hommikul ärkavad üles ja neil ilmselt ei ole aimugi, et õhtuks on nad kurjategijad. Ehk siis joovad alkoholi ja siis hakkab asju juhtuma. Ehk impulsi kurjategijad. Kõik nad on väga tugevad alkoholi liigtarvitajad. Kui meie keskmine eestlane siin tarbib 11 liitrit või 10,9 liitrit absoluutset alkoholi, siis alati on ju neid, kes alkoholi ei tarvita, kes tarvitavad vähesel määral. Tekib küsimus, et kuidas see keskmine nii kõrge on. Keegi peab selle keskmise kõrgeks ajama. Siis me võime väga selgelt öelda, et meie õigusrikkujad on need, kes siis seda keskmist väga tugevalt kergitavad. Kui alkoholijoobes toime pandud kuriteo kriminaalmenetlus lõpetatakse, määratakse kurjategijale enamasti ka tingimus, et ta peab alkoholi tarvitamist vähendama. Seda tuleb tal kokkulepitud aja jooksul tõestama hakata. Varem tehti seda alkomeetrisse puhumisega. Alkomeetriga mida sa saad mõõta? Sa saad põhimõtteliselt välja hingavates õhus, sõltuvalt sellest alkoholi tarvitamise määrast, ega ta üle 12 tunni ei püsi seal. Et sa tegelikult hindad ainult viimast 12 tundi. Selleks, et alkoholi tegelikku tarvitamist paremini hinnata, töötas Eesti Kohtuekspertiisi Instituut välja metoodika, kuidas verest määrata alkoholi metaboliite. Alkoholi metaboliit on aine, mis tekib alkoholi lagundamise käigus organismis ja selle biomarkeri nimi on PET. PET-i sisaldus inimese vereproovis näitab väga täpselt ära, kui palju alkoholi inimene kuni 1 kuu jooksul on tarbinud. See meetod võeti Eestis kasutusele 2023. aastal ja selle abil on prokuratuuril ja kriminaalhooldajal pidev ülevaade inimese alkoholi tarvitamisest. Meie siis saame need tulemused teada, kuidas siis nende alkoholi tarvitamine on vähenenud või siis ei ole vähenenud. Ja siis lähtuvalt sellest on siis õiguslikud järelmid, et kas siis kriminaalmenetlus, mis lõpetati, loetaksegi siis lõpetatuks või siis nende puhul, kellel siis tarvitamise vähendamise kokkuleppest ei ole kinni peetud, nendel siis kriminaalmenetlus uuendatakse ja nad lähevad uuesti kohtusse. Või siis on teine sihtrühm, need, kes saavad juba kohtulikult karistada, neile pannakse siis tingimisi vangistuse ühe tingimuseks. See, et nad peavad siis oma alkoholi tarvitamist vähendama ja seda vähendamist peavad siis nende analüüside kaudu tõendama. Ja kui seal näiteks nende kohustustega hakkama ei saa või teadlikult neid eiratakse, siis võib juhtuda ka see, et mõistetakse reaalne vangistus. Inimeselt ei oodata aga absoluutset kainust, vaid tõestamist pikema perioodi jooksul, et ta on alkoholi tarbimist olulisel määral vähendanud. Me nõuame need lõpuks seda, et nende tarvitamise nivoo oleks madal. Mis siis tähendab põhimõtteliselt kuni seal 6-8 ühikut nädalas, mida praegu isegi riikliku ravijuhendi järgi loetakse sellist tervist mitte väga ohustavaks tarvitamise tasemeks. Üks alkoholiühik on 10 grammi puhast ehk absoluutset alkoholi. See on 250 milliliitrit 5,2% õlut või klaasike 12% veini. Ehk 6-8 alkoholiühikut nädalas on 3-4,5 liitrist õlut või 1 pudel veini. Meil on 2000 õigusrikkujat on seda PET-i analüüsi andnud, vähemalt siis 1 korra. Ja me teame seda, et siis nende alkoholi nädalane alkoholi tarvitamise tase, kui me räägime PET-i referentsväärtusest, siis on üle 400. Kui panna see väärtus alkoholiühikutesse, siis tähendab see seda, et esimese testi andmise ajal tarbisid nad 42 alkoholiühikut nädalas ehk umbes 1,5 liitrit kanget alkoholi või 21,5 liitrist õlut või 6 pudelit 12% veini. Ja selle testperioodi või analüüsiperioodi lõpuks või siis 4. analüüsi lõpuks need samad inimesed, kes alustavad siit, siis jõuavad sinna, kus nad tarbivad, võtame mingi alkoholi, see on umbes pudel veini, ehk siis võtame ühikud, 8 ühikut nädalas. Ehk tänu meie teadlaste välja töötatud testile on õigusrikkujate iganädalane alkoholi tarbimine suurel määral vähenenud. Enesekontroll on ikkagi neil säilinud, et selle kohustuse raames nad sellega enamasti ka hakkama saavad. Tarbimine on nii-öelda väiksem ja stabiilsem, ehk siis see tõenäosus, et nad panevad uue kuriteo toime, on selle tõttu ka väiksem.